Tere neljapäeva hommikut. Kuna ma täna lähen Tartumaale terviseseminarile, siis ma ikkagi otsustasin, et ma loen tänase peatüki ette, sest me oleme juba poole peal ja mul on plaanis varsti järgmine raamat võtta. Otsustasin ikkagi lugeda. Nii. Ja eile jäime siis katki selle koha peal abivahend, mida oleks vaja selleks, et see suhe minu jaoks toimiks. Lähme siit edasi. Mõtle sellele, millist suhet tahad sa endale luua. Kui sa oled juba suhtes, siis küsi, kas see suhe toimib praegu minu jaoks. Kui vastus on jaatav, siis küsi, kuidas võiksin ma sellest teha midagi veel suuremat. Kui vastus on aga eitav, siis küsi, milliseid asju tahaksin ma teha teisiti, et suhe enda jaoks toimima panna. Käisin oma teise naisega abielu nõustamisel, et üritada meie suhe taas korda saada. Kuni küsisin viimaks endalt, mida oleks vaja teha selleks, et see suhe minu jaoks toimiks. Humanoidid tahavad alati asju toimima panna oma kaaslase jaoks ega arvesta kunagi endaga. Minagi olin sama teinud. Ma lähtusin sellisest vaatenurgast, kuidas saaksin ma suhte toimima panna oma naise jaoks. Kui ma küsisin, kuidas suhe enda jaoks toimima panna, suutsin välja mõelda nimekirja tervelt 8 asjast. Nägin, et 7 nimekirjas olnud asja olid sellised, mida mu naine võtaks rünnakuna tema põhiolemuse vastu. Seega olnuks minust julm paluda tal neid asju muuta. Ma teadsin, et ei suutnud seda teha. Seega küsisin, milline valik oleks nii julm kui teised. Taipasin, et pean naisest lahutama. Mu naine pidas mind jätiseks, sest nõudsin temalt lahutust. Aga ma teadsin, et mul polnud kuidagi võimalik veenda teda enda juures kõiki neid asju muutma. Tee selgeks need asjad, mis sinu jaoks suhtes ei toimi ning mõtle, milliseid neist suudaks sinu kaaslane päriselt muuta ja milliste puhul oleks nende muutmise palumine sama hea kui paluda leopardil oma täppe muuta. Kui leiad rohkem kui 5 asja, mida muuta pole võimalik, siis ei hakka see suhe sinu jaoks. Tšau! Sinu jaoks tõenäoliselt iialgi toimima. Palun ära avalda oma kaaslasele, mis need asjad on. See meetod on mõeldud sinu teadlikkuse avardamiseks, et leiaksid, mis suhtes sinu jaoks ei toimi. Eesmärgiks pole oma partneri arvustamine. Kui oled aru saanud, et need sinu asjad sinu jaoks, sinu suhtes ei toimi, siis küsi, kas ma saan seda muuta? Kuidas ma seda muuta saan? Mida võin ma teha või milleks hakata, et seda muuta? Need küsimused hakkavad sulle andma selgust valdkondade suhtes, mida tahaksid oma suhtes teisiti teha. Ning seejärel võidki leida enda jaoks lihtsamaid mooduseid suhtega tegelemiseks. Ära palu oma kaaslasel muutuda. Kui sa palud oma kaaslasel enda jaoks muutuda, siis ütleb ta alati jah. Aga 3 nädalat hiljem läheb ta tagasi oma endiste harjumuste juurde ning on sinu peale vihane, sest sa julgesid paluda tal muutuda. Kelledki muutumise palumine ei ole hea mõte. Küsi parem endalt. Kas mina suudan neist asjadest hoolimata temaga koos elada või pean ma üritama tal neid asju muutma laskma? Kui sinu ja su kaaslase suhtes miski ei toimi, tunned sa nende asjade vastu vaid ärritust. Üks neist 8 asjast mu nimekirjas, mis ei toiminud suhtes mu eksnaisega, oli see, et temal oli täielik kontroll meie raha üle. Ta ületas igal nädalal meie tšekikonto limiidi ja selle tulemusena lükati meie tšekid pidevalt tagasi.
Ta ei nõustunud tšekiraamatut minu käsutusse andma. Ma sain lausa maohaavandi, sest kartsin, et meil saab ühel hetkel raha otsa. Ja mõistagi oli meil pidevalt raha otsas. Kui ma seda harjutust kasutasin, mõistsin ma, et kui tahtsin suhet enda jaoks toimima panna, peaksin ise raha kasutamist kontrollima. Ma teadsin ka seda, et mu naine poleks mingil juhul lasknud mul seda teha. Ta tahtis täielikku kontrolli kõige üle. Ma olin küll nõus leppima tema kontrolliva iseloomuga, aga mul polnud mingit huvi enam rahalises mõttes sütel kõndida. Kuidas teada, et on aeg lahkuda? Tihti on neil, kes oma elus on hakanud kasutama Accessi abivahendeid, abikaasa, kes pole huvitatud taoliste meetodite proovimisest. Kuidas aga säilitada oma suhet, kui partner ei huvitu sinu tegemistest? Neid abivahendeid kasutades oled lubamises enda ja oma partneri valikute ning vaatenurkade suhtes. Kui su partner on rahul sellega, et kasutad Accessi abivahendeid ning talle meeldib, et sul on seda tehes lõbus, siis on ju suurepärane. Teisest küljest on võimalik, et partner saab sinu peale pahaseks, sest sa ei piira end enam endise 10% ega lase end teistel juhtida. Aimad kohe, kui selline asi juhtuma peaks, sest su kaaslane kasutab neid 4 sõna, mis sulle südamelt alt kõhedaks võtab. Kallis, me peame rääkima. Võid küll olla salliv oma partneri vastu ja lasta tal oma elus järgida mis tahes sobivat vaatenurka, aga see ei tähenda, et tema on sinu suhtes samaks valmis. Võimalik, et sa ei saa kunagi oma kaaslase jaoks õiget suhtumist paika ning teie suhe ei kujune iialgi selliseks, nagu tahaksid. Kui see peaks tõesti juhtuma, pead esitama veel paar küsimust. Võid küsida näiteks, mida oleks vaja selleks, et see abielu minu jaoks toimiks. Ära püüa siin mingile järeldusele jõuda, sest küsimus pole selles, kas pead oma suhte lõpetama või mitte. Asi pole sugugi selles. Juhtuma peab hoopis see, et sina saaksid iseenda tagasi. Kui sa oled enda tagasi saanud ja sinu partner tahab, et oleksid teistsugune, siis on tema see, kes suhtest lahkub. Nii, süütunne lahkumise pärast. Enamik humanoide ei jäta oma partnerit maha. Nad teevad nii, et hoopis partner neid maha jätaks. See on humanoididele omane teguviis. Nad järgivad alati sellist vaatenurka. Ma suudan seda taluda. Tean, et minuga saab kõik korda, aga kui ütlen talle, et ta peab lahkuma, siis tunneks ta end kohutavalt. Sina kui humanoid tead alati, et võid iga kell suhtest lahkuda. Kaaslane võib sinust lahkuda ja sinuga ei juhtu midagi. Seega korraldad sa alati asjad nii, et kaaslane jätab sinu, mitte sina teda. See on humanoididele kombeks. Ma olen nii ühtepidi kui teistpidi olnud. Ükskord jätsin ise maha, teinekord jäeti mind maha. Ma ei teagi, kes ma olen, inimene või humanoid. Ma olen seal vahepeal vist. Siis kui tahan, sul on inimene ja siis kui tahan, sul on humanoid. Kas tunned end süüdi, sest sul on pärast suhtest lahkumist hea enesetunne? Kas sa tunned end päriselt süüdi või püüad lihtsalt tõestada, et hoolid sügavalt? Humanoidid teevad seda alati. Nad mõtlevad, ma hoolin sinust ja tunnen end süüdi su mahajätmise pärast, olgugi, et mul ei olnud tegelikult meie omavahelises suhtes lõbus. Ma ei taha sulle mõista anda, et mu elu on ilma sinuta palju parem, sest see teadmine hävitaks su. Seega küsi endalt, mitmeks aastaks pärast suhte tegelikku lõppu tahad sa selle inimesega ikkagi kokku jääda? 2, 5, 10, 25.
ma aitasin üht naist, kes oli oma lõppenud abielu pärast lausa hüsteerias. Ta ütles, ma olen abielus olnud 16 aastat ja mu mees jättis mu maha. Kõik see on lihtsalt nii kohutav ja õudne. Ma ei taastu sellest kunagi. Ma kuulasin seda kõike ja mõtlesin, veider küll, et ta sellist juttu räägib, sest mingit sellist energiat küll tunda pole. Ma küsisin, vasta tõeselt, millal sa oma mehe maha jätsid? Millal sa taipasid, et teie abielu pole võimalik päästa? 6 kuud enne abielu või 6 kuud pärast abielu? Ta vaikis hetkeks ja mõtles pisut ja siis ütles 6 kuud enne. Ma küsisin, ja mis põhjusel sa abiellusid? Ja siis ta vastas, noh, pulmakutsed olid juba teele ära saadetud. Seega kannatas see naine 16 aastat abielu vaid $450 maksnud kutsete eest. Muutusega manipuleerimine. On olemas selline manipuleerimine, mida tehakse kellegi üle kontrolli saavutamiseks ning on ka selline manipuleerimine, mida tehakse uute võimaluste ja uste avamiseks. Enamik inimesi püüab teisi manipuleerida nende kontrollimise vaatenurgast lähtudes, aga sina võid manipuleerimist kasutada ka kutsena. Kui sa kasutad manipuleerimist kutsena, võid sa endale ligi tõmmata kelle tahes ja millal tahes. Esmalt pead sa aga endale tunnistama, et ei saa kellelegi öelda midagi sellist, mida nad kuulda ei taha. Ole valmis teisi manipuleerima täielikust teadlikkusest ja kohalolekust lähtudes. Siin on üks näide manipulatsioonist. Mõistan, kui palju ma sinust hoolin ning üle kõige siin elus tahan ma seda, et sina oleksid õnnelik. Mõistan, et olen aastate jooksul sulle kahju teinud, nii et mida ma küll võiksin teha selleks, et seda kahju heastada. See inimene peab seejärel otsustama, mis võiks kustutada minevikus talle tehtud kahju. Ära ütle, ma armastan sind. Armastus võrdub kohustusega. Ma armastan sind tähendab, et teine inimene on nüüd kohustatud sulle sama ütlema. Võid öelda näiteks midagi sellist. Ma mõistan, et olen aastate jooksul loobunud sinu nimel paljudest ja tean, et olen ka sind tagasi hoidnud. Kuidas oleks, kui me teineteisele ka päriselt meeldiksime ja koos lõbutseksime? Kas see oleks selline suhe, millest võiksid huvituda? Mina igatahes olen sellisest suhtest huvitatud. Ma tahaksin, et iga meie ühine aasta oleks eelmisest veelgi imelisem ja see pakuks sulle huvi. Selle küsimuse peab ümber sõnastama, sest väidetavalt tahtma on puudusteadvus. Ma tahaksin. Ma soovin, et iga meie ühine aasta oleks eelmisest veelgi imelisem. See kõlab hoopis paremini. Paku välja see küsimus ja anna partnerile valikuvõimalus sinu pakkumine vastu võtta. Kui partneri pühendumus on selline, jah, ma tahaksin samuti imelisemat elu, võid sa küsida, hästi, kuidas selline elu sinu jaoks välja näeb? Mida saan ma teha selleks, et sinu jaoks seda hõlbustada? Küsi edasi, mida sa võid tema jaoks hõlpsamaks teha ning ära palu midagi vastu, kuni sa saad vastuseks. Mida saaksin mina su heaks teha? See ei tähenda, et pead ise millestki loobuma. Vot nii. Nii, surma läbi suhtest pääsemine. Mõnikord on inimestel selline vaatenurk, et surm on ainus viis saada endale selline suhe ja elu, mida nad tõeliselt tahavad. See on suurim lähtestuslüli, täiesti otsast alustamine. Vaatenurk, mis tähendab, ma ei suuda sellest olukorrast välja pääseda. Ma ei suuda seda olukorda muuta ega mõjutada, nii et võin sama hästi ka surra. Suremine on üks neist valikutest, mille abil kaob sinu elust palju saasta.
kui sa elad sellest vaatenurgast lähtuvalt, siis tapad sa sõna otseses mõttes oma keha, sest tahad vältida iseenda jaoks valikute tegemist. No täpselt. Ma aitan Uus-Meremaal üht 74-aastast vanust naist, kes oli haigestunud vähki. Küsisin temalt, millest sa üritad suremisega välja pääseda? Ta vastas oma suhtest. Siis ma küsisin, kas oled kunagi lahutust kaalunud? Oh ei, seda ma küll teha ei saaks. Meie lapsed ei mõistaks seda iial. Kui vana on sinu noorim laps? 53. Laususin, kas sa ei arva, et nad tahaksid oma ema näha pigem lahutatuna kui surnuna? Oh ei, see lõhuks ka nende abielu. Viimaks ütlesin ma, olgu siis peale, tead mis, võta oma raha tagasi ja mine koju, sest mina sind aidata ei saa. Kui tahad oma suhtest pääsemiseks surra ja oledki füüsiliselt suremas ning keeldud lahutust kaalumast, siis pole sa endale valikuvõimalust andnud. Sa lihtsalt sured ja kõik. Ja nii juhtuski. Vaid 4 kuud hiljem oligi ta surnud. Ta tahtis suremisega oma suhtest välja pääseda. See polnud tema ainus ega parim valik, aga just sellise valiku ta ise tegi. Kas ka sina tahad suremisega oma suhtest välja pääseda? Kas võiksid hävitada ja olematuks teha kõik selle, millest oled otsustanud suremisega välja pääseda? Lause kadus mul jälle ära nüüd. Pot-pokk lause ühesõnaga. Pot-pokk, hävitan kõik. Nii, nüüd tuleb järjest siit. Laste nimel kokkujäämine. On lause hämmastav, kui paljud inimesed saavad pärast abiellumist lapse vaid selleks, et abielu koos hoida. Uskudes, et laps teeb nende suhte kuidagi paremaks. Ja siis saavad nad teise lapse, et esimesele lapsele seltsi pakkuda. Otse kui lapsed oleksid lihtsalt väikesed rõõmurullid, kes ei lisa suhtele mingit stressi. Ja 20 aastat hiljem küsivad vanem, mis küll me eluga juhtus. Tegelikult on nii, et lapsed ei vii oma vanemaid kokku selleks, et konkreetselt neile sündida. Nad viivad vanemad kokku vaid vajaliku geneetilise materjali saamiseks. Tavaliselt ei hooli lapsed, kas nende vanemad jäävad kokku või mitte. Ning tegelikult on nad isegi õnnelikud, kui vanemad kokku ei jää. Sageli tahavad lapsed pigem seda, et vanemad üksteisest lahus oleksid, sest siis on neil võimalik mõlemasse vanemasse süütunnet sisendada, et neid kergemini manipuleerida ja seda oskavad väga hästi. Kui olin oma teisest naisest lahutamas, tahtis tema, et lahutust ka oma tütardega arutaksime. Ma kutsusin tüdrukud vestlusele ja ütlesin, ema ja mina lahutame oma abielu. Ma nägin, kuidas mõlema tüdruku universum kergendustundest avarduma hakkas. Aga siis vaatasid nad ema poole, kes hüsteeriliselt nuttis. Tüdrukud sisenesid otsekohe ema universumisse ja hakkasid taas ahenema. Nad teadsid, et nende ema poleks sugugi rõõmus, kui nad lahutuse vastu poleks, sest ema oli otsustanud, tüdrukud peaksid samuti sellepärast endast väljas olema. Tüdrukud teesklesid muretsemist, aga tegelikult said nad meie lahutusest väge juurde. Meie otsus abielu lahutada andis neile teadlikkuse, et nad ei pea kinni hoidma millestki sellisest, mis ei toimi. Hiljem ütlesid nad mulle, hämmastav, et sa niigi kaua selles suhtes püsisid. Tüdrukutel on nüüd meie lahutuse tulemusena oma sõprade ja kõigi teistegagi erisugune suhe. Võid oma lastele anda samasuguse vabaduse eeskuju abil, mitte nende eest vastutamise teel. Sinu vastutus oma laste ees. Mida tähendab õigupoolest vastutamine? Esiteks eeldad sa, et sul on vastutus oma lapsi kasvatada. Oled sa ikka selles kindel? Või on sulle lihtsalt seda öeldud? Kui palju on su lapsed sinule õpetanud? Ehk oleme asjast vastupidi aru saanud. Kas sina vastutad nende kasvatamise eest või vastutavad nemad sinu kasvatamise eest, kes tegelikult keda juhib?
Ma aitasin kord üht meest, kelle poeg oli surnud 9 aasta vanuselt. See poiss oli puudega. Enne oma surma ei suutnud ta kõndida ega rääkida, aga poisi isa tunnistas siiski, et tema poeg oli talle elu kohta õpetanud kõik, mida mees nüüd teab. Mis siis, kui puudega laste vanemad ei peaks end oma laste eest vastutavaks? Mis siis, kui puudega lapsed on siia maailma tulnud selleks, et meid õpetada ja anda meile teadlikkust nende asjade kohta, mille suhtes me ise püüame meeleheitlikult teadlikkust vältida. Ja kui see neil lõpuks õnnestub, otsustavad nad lahkuda, sest ei pea enam siin ilmas viibima. On uskumatu, et leidub olendeid, kes meie heaks midagi sellist teevad. See on tõeline kink ja ime. Nii, vaatame kella. Ma ei mäletagi, millal ma lugema hakkasin. Poole ajal 46. Ma loen selle. Lahutuse kasuks otsustamine. Humanoidi ja inimese abielu üks veidramaid osi on see, et sina kui humanoid jätad inimesele lahutuse käigus alati rohkem. Kas tead miks? Sest sina tead alati, et suudad elus hakkama saada, aga pole päris kindel, et tema seda suudab. Tahad elu tema jaoks lihtsamaks teha. Saad lahutuse käigus alati oma tahtmise, kui oled oma tahtmistes otsekohene. Kui sa aga püüad olla õiglane ja aus, siis ei saa oma tahtmist. Kohtusüsteemi mõistes tähendab õiglus ja ausus seda, et mees ei pea midagi maksma ja naine ei saa midagi. Kuidas see sinu jaoks toimib? Kas püüad luua sellist lahutuskokkulepet, mis oleks õiglane ja aus? Õiglus ja ausus tähendab arvustamist ning iga inimese jaoks tähendab õiglus midagi erinevat. Kõigil on õiglusest oma arusaam, mis ei pruugi ühtida kellegi teise omaga ning 99% puhkudel see ei ühtigi. Ära püüa sõlmida õiglast ja ausat kokkulepet. Loo selline kokkulepe, mis annab sulle elus kõige suurema vabaduse. Mulle helistas üks naine, kellel oli käsil lahutusprotsess. Ta tahtis küsida minult nõu, kuidas seda protsessi kergendada. Ja ta ütles, mida ma küll tegema pean. Meil on jagada nii palju igasugust kraami. Küsisin temalt, kummal teist on rohkem raha ja ta vastas, minul. Ütlesin talle, maksa kinni kõik võlad. Kinnitan sulle, et kui mees võtab pooled võlad enda kanda, siis ei maksa ta neid iialega. Seega võid sama hästi ise kõik võlad ära maksta ja hakata oma elu looma. Kui sa oleksid õiglane ja aus, siis vaataksid seda olukorda ja esitaksid küsimusi, mis annaksid sulle teadlikkuse kõigi võimaluste kohta. Kummal meist on potentsiaal endale parima tuleviku loomiseks? Kummal meist on potentsiaal suurima hulga raha loomiseks ja kummal meist on suurem valmidus oma elu loomiseks? Õiglus tähendab arvustamist. Mida tähendab see, kui tahad kellegi vastu õiglane olla? Kas seda, et sa ei taha neid halvasti kohelda? Seda, et sa ei taha nendega järsk olla? Või tähendab see, et sa ei taha end valena näha? Ma tundsin üht naist, kes sai lahutuse käigus õiglase ja ausa kokkuleppe, mille kohaselt tema mees pidi maksma iga kuu $400 alimente nende 3 ühisele lapsele. Mees otsustas, et see polnud tema jaoks õiglane ja aus ega kavatsenud seda raha maksta. Tema vaatenurk õiglasest ja ausast tulemusest oli selline, et naine võtaks lapsed endale, maksaks nende kasvatamise eest ise ning mees võiks neid külastada siis, kui ise sooviks. Ta oli valmis pigem vangi minema, kui alimente maksma. Selle vaidluse käigus kaotas ta oma töö ja kogu oma raha. Lõpuks suutis ta leida sellise töökoha, kus teenis vaevalt raha eluga toimetulekuks, aga mitte alimentide maksmiseks. Ta nägi hullu vaeva tõestamaks oma vaatenurka selle kohta, mis oli õiglane ja aus.
Pead alati kasutama arvustamist, et selgeks teha, kas oled õiglane või mitte. Õiglus ja ausus tähendavad kellegi teise arvustuse rahuldamist. Asjal pole mingit pistmist sellega, kas lahendus on ka päriselt õiglane ja aus või mitte. Üks mu tuttav meessoost sõber andis pärast lahutust naisele iga kuu $4000 14 aastat järjest ja pärast seda ligi $1000 kuus veel 10 aastat takkaotsa. Ta andis naisele kogu oma vara ja maksis kõik nende ühised võlad. Naine aga kurtis, et mees oli temalt röövinud elu parimad aastad ja siis ta kõrvale heitnud. Ta pritsis oma endise abikaasa kohta sappi kõigile, keda suutis end kuulama veenda. Kas see oli õiglane ja aus või lihtsalt tema vaatenurk? See oli lihtsalt tema vaatenurk. Vaat nii. Aga nüüd ma jätan küll siit varuvariant katki selle koha pealt, sest mul on suu juba ära väsinud. Nii, loksutame. Teed. Ilus, näed, sõbrapäeva kluus siin. Nii, aga siis ma täna lõpetan ja ma arvan, et järgmine lugemine, nüüd ma mõtlen, täna on neljapäev, reede, homme hommikul ma loen kindlasti ette, sest õhtul ma lähen helikausside rännakule. Uue minapildi loomine, helikaussid ja kongid. Et nüüd ma panen selle salvestuse kinni.